Hallo? Kuulda. Tere päevast ja suur tänu mind kutsumast täna siia teie Rooma klubi koosolekule. Pean ütlema, et mul on tõesti väga suur au nii paljude auväärsete inimeste ees täna rääkida. Teisalt ma pean ütlema, et esialgselt plaanis siia tulla teie ette sel teemal rääkima meie juhatuse liige Martin Hurt, aga ta on meie keskusest edasi liikumas Brüsselisse tööle ja paraku selle tulevase uue tööga hõivatud. Ta palus mind tulla teiega sellest rääkima. Minu põhiteema Kaitseuuringute Keskuses on küll Venemaaga seotud küsimused, kuid see pagulasproblemaatika on ju kahtlemata meid kõiki puudutav ja huvitav küsimus, mistõttu ma olen püüdnud ka ennast kursis hoida sellega viimasel ajal eriti. Ma arvan, et te olete või suurem osa teist, kui mitte kõik, näinud võib-olla, sest need on ka laiali jagatud, ma sain aru, need jutupunktid, mis ma endale tegin ja mida te palusite, et ma ette saadaksin. Nii et nendele ma siis toetun oma selle. Samas, et see ei oleks nagu niisugune lihtsalt ainult minu monoloog, ma palun niipea, kui teil on oma poolt mingi kommentaar või küsimus, alati täiesti vabalt reageerida ja käsi püsti ja ma vastan teie küsimustele nii hästi, kui ma oskan. Kõik, mida ma räägin, on puhtalt minu isiklik arvamus. Meil keskuses polegi ühist arvamust üheski küsimuses, nii et oleme täiesti vabalt rääkima. Nii. Kõigepealt siis pagulastest ja migratsiooni temaatika seostest Euroopa ehk siis Euroopa Liidu täpsemalt ja Eesti julgeolekuga. Esimene märksõna, mis mul tuli pähe, oli muidugi solidaarsus. Ehk siis see on see tsement, see liim, millele Euroopa Liit tegelikult põhineb. Kui pole enam solidaarsust riikide vahel rasketes küsimustes eriti, siis tegelikult pole ka Euroopa Liitu enam olemas. Ja me oleme ühistele väärtustele pühendunud riikide ühendus, olgugi, et meie vahel on suuri erinevusi põhjas, lõunas, idas, läänes, nagu me näeme ka selle pagulaste temaatikaga seoses, kus riigid ei suhtu sugugi mitte ühtemoodi nendesse küsimustesse. Ja selles mõttes ei ole Euroopa Liit täiuslik, kuid me peame nende kutsetele ühiselt vastu astuma ja lahendama seda kriisi koos. Sest Euroopa Liit tuli küllalt edukalt välja näiteks eurotsooni kriisist. Seal oli ikka seesama riik Kreeka mängus, kust kaudu ka nüüd põgenikud tulevad, ikka tuleb see riik meile ette. Ja see oli väga tõsine kriis ja me suutsime sellest kuidagi välja tulla. Aga me peame näitama nüüd solidaarsust ilmselt oma vahel mitte ainult finants- ja rahanduslikes küsimustes ja muudes poliitilistest küsimustest, vaid ka pagulastega seoses. Araabia kevad, mis algas teatavasti detsembris 2011, lõpuks vallandas selle tohutu põgenike laine Lähis-Idast ja Aafrikast, millega me püüame nüüd toime tulla Euroopas. Kolonel Gaddafi, enne kui ta päriselt kukutati ja mõrvati Liibüas, ütles mäletatavasti, et heakene küll, minu aeg lõpeb, te võtate mind maha, tulevad uued ajad, aga mina olin teie selle ukse lukk. Ja siit Liibüa kaudu hakkavadki tulema hordid teie poole läbi Lampedusa saare, Itaaliasse ja nii edasi. Paraku oli tal õigus, et need diktaatorlikud režiimid seal piirkonnas teatud mõttes tagasid stabiilsuse ning teisalt ka kaitsesid, kui nii võib öelda, Euroopat sellise massilise immigratsiooni eest.
Noh, nüüd siis toimub põhiliselt läbi Türgi ja Kreeka, see on nüüd siis see suur kanal, kust tulevad need sõjapõgenikud peamiselt Süüriast, kuid ärgem unustagem, et ikkagi päris palju imbub illegaalseid immigrante sisse ikkagi jätkuvalt ka Itaalia kaudu ja ka Hispaania kaudu Marokos asuvate Ceuta ja Melilla enklaavide kaudu. Ning lisaks Süüriale ja Liibüale, kus on olukord võib-olla kõige drastilisem, kus käib ikka laussõda, on ka sellised riigid nagu Eritrea ja Afganistan, Iraak, Mali, Kesk-Aafrika Vabariik ja teised piirkonnad, kust inimesed massiliselt põgenevad. Eesti on olnud kaasatud ju nendes rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides seal nendes piirkondades väga paljudes ju, nii Iraagis, Afganistanis kui ka Malis ja Kesk-Aafrika Vabariigis. Ja lisaks nendele sõjapõgenikele, kes põgenevad oma elu eest ja selle eest neil pole enam kodu, neil pole seal enam oma elu, on muidugi mõistagi ka väga palju neid majanduspõgenikke. See on üks küsimus, mis on tõstatatud sellega seoses, et see on selline segunenud seltskond, ei ole puhtalt sõjapõgenikud. Ja need põgenevad muidugi vaesuse eest, eriti seal Mustast Aafrikas. No, teatud piirides on ju see immigratsioon nendest piirkondadest Euroopasse kogu aeg toiminud läbi aastakümnete, aga võib-olla lihtsalt sellistes numbrites ja sellises tempos, et see on olnud kuidagiviisi seeditav, arvestades Euroopa Liidu, nüüd juba siis laienenud Euroopa Liidu rahvastikku, mis kündib 500 miljoni kanti. Aga nüüd muidugi on küsimus sellest, et neid on järsult tulnud liiga palju, see on ja kuidas sellega toime tulla. Kuidas neid nii-öelda hästi seedida. Ja kui me nüüd vaatame, teatud sorti Euroopasse sisse rännanud rahvastikele, ütleme türklastele Saksamaal, keda Türgi ju ise kutsus tegelikult peale seda neid selleks, et oma majandust, eriti tööstust odava tööjõuga üles ehitada, või siis on neid ju pakistanlasi ja indusid Suurbritannias ja rääkimata alžiirlastest ja tuneeslastest ja teistest Araabia maadest pärit inimestest Prantsusmaal ja nii edasi, siis tegelikult ju on näha, et isegi sellises aeglasemas tempos, nagu on olnud varem, selles nii-öelda normaalses tempos, need rikkad ühiskonnad ei ole vaatamata oma rikkusele kõigele ja tarkusele, sest nad on pidanud pikka aega meist targemaks, suutnud neid inimesi hästi integreerida oma ühiskondadesse. Noh, isegi olen käinud ju teenisin Eesti Vabariiki aastaid Pariisis, Prantsusmaal ja isegi on näinud neid Pariisi eeslinnu, kus väga autost välja tulla ei tahtnud ja mis ei näinud sugugi euroopalikud välja. Ja küsimus ongi selles, et need inimesed, kes on seal nii-öelda getostunud, ei tunne ennast integreerituna osana sealsest ühiskonnast ja ei tahagi enam võib-olla integreerida ja nad võib-olla elavad juba seal mitu põlve. Nii et see ei ole ainult aja küsimus, et inimesed integreeruksid, selleks peab ka midagi tegema. Nad tunnevad ennast tõrjutuna, neil ei ole piisavalt selliseid häid töövõimalusi, hariduse saamise võimalusi võib-olla ja nii. Ja kui seda ei ole suudetud sellises nii-öelda normaaltempos sellise immigratsiooni puhul saavutada, mis siis nüüd, kui selline nii-öelda immigratsiooni tsunami, mitte tavaline lainekene tuleb peale, siis täpselt samasuguse lähenemisega ilmselt hakkama ei saa. See on muidugi, nagu ma ütlesingi, minu isiklik arvamus, et siin peab midagi muutuma kardinaalselt Euroopas, aga midagi positiivses mõttes, sest mina selliseid radikaalseid ideid ei poolda, nagu ütleme seal
Mr. Donald Trump, et nüüd me ei lase enam ühtegi moslemi sisse või viskame üldse kõik, kes siin on, välja ja kõik, kes kannavad habet, on terroristid ja nii edasi. Et ja minu arvates suurim puudus, mis praegu on objektiivse debati järel, et need, kes suhtuvad nii-öelda positiivselt pagulastesse, need, kes suhtuvad negatiivselt, lähevad liiga ekstreemi ja tegelikult mõlemad poolt vältivad objektiivset debatti. Ja siis tänu sellele see pilt, mis kujuneb, on pigem must-valge kui hall. Ja ei taheta objektiivselt hinnata neid plussi ja miinuseid, sest kahtlemata on ka plusse sellest. Isegi Eestis ja me jõuame sinna, sellepärast, et meie rahvastik ju väheneb, tahame seda või ei taha, tunnistame me seda või mitte, aga see on reaalsus paraku. Inimesed, kes on võõrsile tööle läinud, Soome või kuhugi, need on lihtsama töötegijad põhiliselt, kui ma ei eksi. Üksikud on muidugi ka läinud või mõned kõrgharidust omandama nii, aga põhiliselt on olnud lihtsama töötegijad, kes ei olnud rahul palgatingimustega Eestis, et sellega ära ei ela. Et bussijuhina Soomes saab kindlasti rohkem palka ja nii edasi. Aga meil on vaja siis järelikult mingi aeg neid lihtsama töötegijaid ja siis see oleks üks viis neid vaadata ja ma olen näinud, et ma ei ole seda ise välja mõelnud, aga uudistest vähemalt kajas läbi, et nii mõnedki ettevõtjad näevad ka seda positiivselt ja arvavad, et nad leiaksid nendele pagulastele, kes on töövõimelised ja tahtelised rakendust ka Eesti ettevõtetes. Nii et nii. Mis siis veel sellega seondub? Muidugi jah, sotsiaalsed ja kultuurilised pinged eriti ja siin sellega seoses, mis mul on öelda, jah, kultuurid on niivõrd erinevad, et mõlemad pooled saavad šokki, tõepoolest. Jah. Kui ikka siia satub kuhugi Lääne-Virusse või Ida-Virusse meie Eesti külla keegi otse praktiliselt Afganistanist, kes ei ole miniseelikust tüdrukut elus näinud sisuliselt ja nii edasi, siis ei tea, jah, tähendab, eks nendel on ka vaja harjuda euroopaliku kultuuri ja põhimõtetega ja kuidagi seda šokki pehmendada või vältida. Nüüd võib-olla hüppan korraks oma lemmikteema juurde, millest ma võib-olla pean täna õhtul ka rääkima. See on siis nõnda nimetatud Daesh ehk ISIS. Ja seondub vägagi selle temaatikaga, mitte et need oleks kaks omavahel tingitud, aga just nimelt see islamiriigi tegevus seal Süürias ja Iraagis ongi provotseerinud seda põgenike lainet sealt. Ja kui te kujutate ette Süürias riigis, kus enne Araabia kevadet elas 18–19 miljonit inimest, nüüd on neist üle 5 miljoni juba üle Süüria piiride põgenenud peamiselt Türki, Liibanoni, Jordaaniasse, Türgist edasi Euroopasse ja Süüria enda piirides on oma kodudest pidanud lahkuma, kui sisepõgenikud ka umbes 6 miljonit inimest. Siis te saate aru, et selles riigis on 2/3 kogu rahvastikust on sisuliselt põgenikud. Ja see on tohutu suur probleem. Ja näiteks Liibanonis on rohkem neid süürlasi kui terves Euroopas. Kui suur on Liibanon? Tillukene. Ma isegi ei tea, kellel on entsüklopeedilised teadmised, kui suur on Liibanoni elanikkond näiteks, et me võrdleksime seda Euroopaga ja majanduslikud võimalused. Ja kuidagi viisi nad peavad seal hakkama saama. Aga see põhipunkt siin on see, et see islamiriik, terroristid, need fanaatikud seal, kes kõrisid, lõikavad ja päid otsast inimestele, süütutele inimestele, et
nemad mitte ainult ei püüa infiltreeruda Euroopasse, et oma sõda siia eksportida ja sellega nad muidugi tekitavadki seda hirmu ja paljudes inimestes samastamist, et kui ütleme 10 000 põgenikust 5 või 10 või 20 on potentsiaalsed terroristid, siis nad peetakse kõik terroristideks. Aga just nimelt, et siis tekitada seda, destabiliseerida sisuliselt Euroopat läbi selle hirmu. Et see on nagu, sest hirm tekitab paratamatult vihkamist. Ma täna pean võib-olla veel sel teemal rääkima selles võtmes ilmselt, et me ei saa nii pea sellest jagu, sellest terrorismist ja sellest seondumist, see on see julgeoleku aspekt, mis tuleb. Et me ei võitle mitte fanaatikutega, vaid võitleme fanatismiga tegelikult. Ja isegi kui see Daesh on sealt, ütleme, maamuna pealt või kaardilt ära pühitud, ei ole enam võimalik seda joonistada ja öelda, et nende ISISe poolt kontrollitud alad on sellised, siis ega me ei ole sõitu saavutanud, sest esiteks olukord Süürias ei ole ju sellega lahendatud, selle riigi poliitiline tulevik ja isegi kui see on saavutatud puhtteoreetiliselt mingite aastatega, sest see on pikk protsess kindlasti, siis see riik on ju varemetes. Nendel inimestel, kes on juba ära läinud Süüriast, neil pole enam kuhugi minnes, neil pole kodu, neil pole enam töökohta, neil pole haiglat, neil pole kooli ja nii edasi, nii et selles mõttes kiireid ja lihtsaid lahendusi kahjuks ei ole. Nüüd, kui me tuleme korraks tagasi Euroopasse, räägime nendest põgenikest, kes juba siin on, kui palju neid on, kas ja kuidas neid jagada ja oleme näinud Euroopa Liidu riikide poolt kõikvõimalikke praktiliselt hoiakuid. Alates sellest, et willkommen nach Deutschland, kuni selleni, et me ei taha kvoote, me ei taha üldse neid ja me tahame ainult kristlasi ja nii edasi, nii et kõik on olemas. Muidugi kantsler Merkel on ka muutnud pisut oma seisukohti, nüüd eks poliitilised tuuled ka erinevates riikides muutuvad. Aga kui me räägime arvude piirides, siis Saksamaa ju teatas oma valmidust võtta vastu sellist arvu, mis on umbes 1–1,5% selle riigi elanikkonnast. See on ju tohutu suur arv. Eestis rääkisime võib-olla 200, 250, kui me räägiks siin ka protsendist või 1,5%, kui suur arv see peaks olema, kui oleks samas proportsioonis kui Saksamaa, siis me räägiks 13 000 kuni 20 000. Ma isegi ei kujuta ette, kui sellist numbrit meile pandakse ette, siis siin toimuks tõeline eksplosioon. Siis meil on isegi 200-ga väga suur probleem, tundub. Aga eks aeg teeb oma töö. Mida ma olen nüüd näinud, kuidas see kõik mõjutab ja see on ka julgeoleku küsimus ja Euroopa Liidu tuleviku küsimus, kuidas see põgenike või pagulaste temaatika mõjutab Euroopa Liitu. Palun väga, just nüüd toimusid pühapäeval kohalikud valimised Prantsusmaal, see tuleb teine voor ka, aga juba tuli ju suureks võitjaks välja Marine Le Pen ja tema see Front National ja 6 suurest piirkonnast 13 on nad võitnud, selgelt kõige rohkem hääli saanud, rohkem kui Sarkozy enda partei ja nii edasi. Nii et see on vesi äärmuslaste veskile ja me võime öelda, näete, et lõpuks tuleb mõistus, hakkavad võitma need poliitilised jõud, kes tahavad karmimalt selle pagulaste poliitika esile võtta. Nii. Mul ei ole mitte midagi otsustavuse osas, kui tehakse, on vähemalt olguta mitte nii hea poliitika, aga peab olema mingigi poliitika, aga kui seda nagu üldse ei ole, siis on ikka väga halvasti. Ma mäletan vana bridži mängijana, mulle öeldi, et parem halb plaan kui plaanitu mäng.
selles mõttes ja antud juhul tundub, et Euroopa Liidul on üldse raskusi üldse mänguplaaniga mingisugusega ette tulla aga milles on halvasti nüüd ka Saksamaal see Alternative für Deutschland tõstab pead samamoodi, et Pilgeni täis, kõik München, kõik nii. Jah, neil on paljuski õigus, aga kuhu siis, mis teeme neid? Paneme kontslaagritesse või mis me teeme? Saadame kõik lihtsalt tagasi sinna mingi surema või? See ei ole ka, aga need jõud on ka Euroopa Liidu vastased. See on selle asja teine külg. Ja need on jõud, mis on ka, ma ei tea, ühel või teisel viisil ka Venemaa ja Putini režiimiga seotud ja nende poolt toetust saanud ja on vastastikune sümpaatia. Ja ma arvan, et ma ei utreeri siin mitte midagi ega otsi mingisuguseid seoseid. Neid seoseid, nendest on väga palju kirjutatud. Nii et see on kahe sellise teraga mõõk. Ja siin, kui sellised erakonnad tulevad võimule suurtes Euroopa Liidu riikides, nagu Prantsusmaa, Saksamaa võib-olla ei ole nii ohustatud veel, aga Prantsusmaal on küllalt kriitiline seis, ma ütleks, siis on Euroopa Liidu eksistents küsimärgi all mingil hetkel. Nii et vaatame, mis elu toob. Nii et, ja ma arvan, et meil eestlastel ei tohiks olla väga hea meel, kui Euroopa Liidul hakkab suhteliselt kehvasti minema ja ta hakkab poliitiliselt ja majanduslikult lagunema. Olgu sellel Euroopa Liidul kõik võimalikud puudused, mis tal on, aga ega meil ka väga palju muid alternatiive ei ole. Mis siis veel? Nüüd siis viimases hädas püütakse rakendada selliseid hädaabinõusid selle asemel, et varem sellist proaktiivset poliitikat ajada. Nüüd siis, see on nii tüüpiline, et püütakse reaktiivselt nagu reageerida sündmustele siis, kui on hilja, siis kui enam väga häid võimalusi ei ole, tuleb halba ja veel halvema variandi vahel valida, mitte hea ja halva. Nägite, kui palju veenmisjõudu oli vaja Euroopa Liidul kasutada Kreeka suhtes, jälle seesama Kreeka, et nad võtaksid selle abi vastu ja ka piirivalve tõhustamise abi vastu Frontexilt ja nii. Et siis, kui laual oli sisuliselt Schengeni ruumi lagunemise otsus või siis nii-öelda ajutise peatamise otsus, see oleks olnud väga halb pretsedent. Teine variant oleks olnud see, et Kreeka lihtsalt lülitatakse Schengeni ruumist välja. Ja siis nad viimases hädas oli härra Tsipras ja tema suurepärane valitsus sellega nõus. Ja mis ma ikka oskan öelda Eesti kohta, võib-olla veel mõned sõnad, ma ei tahaks väga juba pool tundi rääkinud, et kui me arvestame, et Eestisse oleme olnud nõus neid vastu võtma, neid pagulasi Süüriast ja nii, ütleme suurusjärgus mõni 100, 200, 300 või mis iganes, siis tegelikult see ei ole ju nii suur arv. Me ei tohiks korrata seda viga, et me paneme nad kuskile ühte getosse elama seal omavahel, et tuleb laiali jagada Eesti peale. Ja kuidagi me peame neid kodustama. Teate, ma nägin vahepeal üht videolõiku, kus oli Postimees online'is ühest Albaania tüdrukust. Albaania Euroopa Liidu liik, ta ei ole kas sõjapiirkond, ma ei tea, kuidas nad siia sattusid kogu perega. See oli selline 7-8 aastane tüdruk. Ta oli täitsa nagu Eesti tüdruk, uskumatu. Ta rääkis puhast eesti keelt ilma igasuguse aktsendita, väga ilusat, ladusat keelt 3 aastaga. 2-3 aastat nad olid Kiltsis elanud, palun väga. Täitsa nagu, ma ei tea, kuidas nad ütlesid, et vanemad ka õpivad ja nii, aga vanemad inimesed ei õpi nii hästi ja nii. Nii et võib-olla ta oli erakordselt andekas laps keelte peal ja nii, aga see on näha, et kui väga tahta mõlemalt poolt, siis õnnestub. Ja kui nende seas peaks olema ka kahtlaseid elemente, eks siis see on juba mitte minu ja teie
see on juba kapo ülesanne ja muude sisejulgeoleku struktuuride ülesanne, siis ja Euroopa Liidus püütakse nüüd lõpuks ometi rohkem andmeid ja luureinfot jagada. Siis kogu aeg on sellest räägitud, aga suurt midagi ei ole jagatud ja siin me oleme ka seda näinud ja koostööd on vähe olnud. Ma olin ise Pariisis tol reedel, kui need terroriaktid sealt toimusid. Ma olin privaatsel reisil ja olime väljas tol reede õhtul, kui SMS-id hakkasid tulema. Me olime Bellevilles, istusime terrassil ja siis me saime aru, et täpselt 300 meetri kaugusel meist toimusid esimesed need rünnakud seal Bataclanis ja nii edasi. Pärast vaatasin, me istusime täpselt keskel selles piirkonnas, kus ümberringi tulistati. Me ei kuulnud midagi, kõrged majad, kitsad tänavad ja nii, aga see tunne oli hirmus ja muidugi prantslased olid väga vihased, sellepärast, et mida Belgia politsei on teinud aastaid, seal Euroopa Liidu institutsioonide selle Schumanni kvartali vahetusläheduses kilomeetri kaugusel on kvartal, mida on nimetatud Molenbeekistaniks, kuhu Belgia politsei oma nina ei pistnud ja kus siis need samad tüübid müüsid ja ostsid Kalašnikove nagu kapsapäid seal turul ja nurga taga istusid vennikesed, kes pommiööd tegid ja nii edasi, istusid kiirrongid TGV-sse, sõitsid tund ja 20 minutit Pariisi, tegid oma töö ära ja tagasi, aga Prantsuse politsei käed ei ulatu sinna. See oma territooriumi tegi kõik ära, ka tänu Schengeni ruumile, näete, tulid sisuliselt takistamatult sisse, tegid asja ära. Ja mida meie arvaksime, kui Riia eeslinnas oleks ka selline Molenbeekistan ja siis nad tuleks bussiga üle piiri, teeks atentaate seal, ütleme, terrorirünnakud Pärnusse, läksid tagasi ilusti. Ja nii edasi. See on suur küsimärk kogu selle väga tõsine väljakutse Schengeni ruumile ja üldse kogu sellele Euroopa Liidu ühtsusele, sellele, mida me oleme saavutanud, sest Euroopa Liit on täpselt sama tugev kui tema kõige nõrgem lüli. Ja kui Kreeka välispiir oli nii nõrk, nagu ta oli, nagu sõela põhi, siis täpselt nii tugev see Euroopa Liidu välispiir oligi. Ühest praost saad sisse, sealt nad tulevad. Ja sellepärast nii, et aga siin ma lõpetaksingi võib-olla oma monoloogi, et ma tahaks väga kuulda teie enda kommentaare ja arvamusi, mis ei pea sugugi olema samasugused kui minul, nii et igal ühel on vabadus arvata nii, nagu ta arvab asjast. Üks käsi juba püsti. Leinas on kaks küsimust. Palun vabandust, mikrofon tuleb võtta. Korda nimi ka siis. Leinas on kaks küsimust. Esiteks, miks meie räägime ainult tagajärgedest? See on kõik Euroopa välised, on põhjused, neid põhjuseid ei analüüsi. Ja küsime, kas Kaitseuuringute Keskus on sama meelt, et rääkida ainult ja uurida ainult tagajärgi ja mitte põhjuseid, mis on suurriikide ekspansioon võõrastel territooriumidel ja seesama, ütleme, ekspansioon loodusvarade järele. Teine küsimus. Kas rahvaste enesemääramise õigus on ka inimõigus ja kes selle peaks tagama ja selle tagajärje küsimus, miks ÜRO ei tegele suurte riigita rahvaste nagu kurdid ja nagu nüüd tuleb välja kas või ISIS ei võiks garanteerida neile oma riikluse. Aitäh! Suur tänu! Kui teil on aega veel 6 tundi istuda, siis ma võib-olla vastaksin põhjalikult mõlemale küsimusele. Väga head küsimused, aitäh, aga need on tõesti tõsised ja mõlemale küsimusele võiks terved konverentsid pühendada, ma arvan. Esimesele küsimusele vastates, jah, loomulikult, ja siin tuleb mängu ka see, et ka Poola näiteks, Eesti, Tšehhi Vabariik võib-olla mõtlevad, et me ei ole ju olnud koloniaalriigid. Me ei ole ju käinud seal Aafrikas, Aasias, ei tea, kus need seal Lõuna-Ameerikas, eks ole.
sadu aastaid ekspluateerinud neid riike ja rahvaid ja nii edasi. Nüüd on nendel tõepoolest jah, ajalooline, moraalne kohustus siis oma seda enda poolt keedetud suppi süüa. Vaatame kas või seda Süüriat. Kes on kogu selle segaduse üldse Lähis-Idas tekitanud? Britid ja prantslased põhiliselt on ju. Nii, ja nüüd siis hilisemal ajal natuke ameeriklased ka ikka, eks, nii, sekkusid nii Afganistanis kui Iraaki, jätsid mõlemal pool, viis Obama väed välja, jättis totaalse kaose sinna nii ühes kui teises. Nii. Ja nii see on tõepoolest. Aga noh, paraku ei muutu nii pea midagi maailmas, et suurriigid on suurriigid, nendel on nii poliitiline kui sõjaline võim, majanduslik võim ja neil on ressursse vaja. See võib muutuda ja see ilmselt muutubki, eriti USA poolt vaadatuna, kui USA peaks üha, ütleme, energia mõttes sõltumatumaks muutuma ja nii see muudab väga palju tegelikult selles piirkonnas, aga see on pikk protsess. Ja noh, see, mis on olnud ajaloos, see on olnud ja siin on jälle küsimus sellest suhtumisest, kuidas heastada võib-olla seda, mida on varem tehtud. Ühel või teisel viisil võib-olla on püütud seda teha, aga selgelt ebapiisavalt. Ja võib-olla seda saab heastada ka suhtumise mõttes. Kui me vaatame süürialasi, kui me vaatame liibanonlasi ja nii edasi, et kuidas me neisse suhtume. Neisse, kes siia meie koju Euroopa Liitu tulevad, aga ka nendesse, kes jäävad sinna. Sest kui me ei näita õiget suhtumist ja ka solidaarsust nendega, sest need inimesed seal kannatavad palju rohkem terrorismi all kui meie siin. Meid lihtsalt šokeerib, kui korraks toimub selline terroriakt Pariisis. Milline šokk, tõepoolest on see šokk, aga need toimuvad seal igapäevaselt. Ja näiteks toon selle, et üks päev enne Pariisi neid terroriakte toimusid Liibanonis terroriakt, kus seal ei surnud mitte 130 inimest või nii, aga mingi 40-50, ütleme nii. Kas keegi kuskil midagi teadis selle kohta? Mitte midagi praktiliselt. Aga seal olid ka inimesed ja ka kümnete kaupa said terrorirünnakus. Kas keegi tuli selle peale, et oma korraks kas või tunniks või päevaks panna oma Facebooki pildile selle Liibanoni näiteks seedripuu, lihtsalt, et tunneme ka teile kaasa, näitamaks, et nad ei lähe meile korda ainult siis, kui nad meie uksele. Ja kui meie suhtumine neisse näitab seda, et tegelikult nad ei lähe meile korda, et mingi liibanonlase elu ei ole üldse midagi väärt võrreldes eurooplase eluga ja nii edasi, me anname lihtsalt valet sõnumeid kogu aeg. Ja nii et midagi on vaja mentaalselt ka meie poolt muuta, mitte ainult nende poolt, sest me kogu aeg nõuame, et nemad peavad ainult omalt poolt mentaalselt muutuma, aga ise peame ka ikka nagu vastu tulema, kuskile leidma mingi kestee. Aga see tõepoolest jah, nii see on. Teine küsimus oli kurdidest ja enesemääramisõigust. Jah, vist on ju kurdid kõige suurem oma riikluseta rahvas vist, eks ole. Neid on ju 25-30 miljonit umbes. Nii nad elavad 4 riigis jaotatuna. Aga see kurdi küsimus on küll selline, et kui see Lähis-Ida tervikuna ja Süüria on selline püssirohu tünn, siis kui nüüd panna see kurdi või Kurdistani küsimus ka veel sinna juurde, siis see plahvatab kindlasti. Ja Türgi ei taha sellest kuuldagi ja nüüd, ma ei tea, võib-olla Venemaa mõtleb Türgile, et nad on niikuinii mitu vinti juba üle keeranud peale selle pommituslennuki allatulistamise intsidenti, et kui nad nüüd mõtlevad Türgile veel kätte maksta ka kurdidena, et kuidagi neid veel ässitada ja relvastada ja nii edasi, siis see saab olema väga huvitav. Ma olen ilmselt teiega ühel nõul, et kurdi riigil on täpselt samasugune õigus elada oma riigis nagu teistelgi rahvastel. Aga see on ka selline postkoloniaalpärand. Miks need britid ja prantslased ei tahtnud sellist kurdi riiki luua ja nad jaotati lihtsalt ära seal ja see on
no jah, et me oleme ise ka veel patvused Laidoderile teatud mõttes. Ja, nii et tähendab, need riigid, suurriigid nagu Türgi ja Iraan eriti ei lase sellel sündida, ma kardan. Ainuke võimalus on see, et kui see ISIS on ära likvideeritud, aga kurdi rahvas ei hakka ümber asuma, neid on esiteks nii palju ka Türgis ja nii edasi, et niisugust oma riiklust luua tühermaale, kus võib-olla on natuke naftat, aga põhiliselt on see kõrb, nii et ma lihtsalt ei kujuta ette ei poliitiliselt, territoriaalselt, kuidas seda asja üldse lahendada. Seda saab teha samm-sammult ja kõige suurem samm oleks muidugi see, kui Türgi riik tunnustaks neid üldse kui rahvust ja pakuks neile suuremaid õigusi, autonoomiat ja nii. Juba see on selline kosmiline samm Türgi jaoks, nii et alustaks sealt võib-olla, aga teate isegi, kui tundlikud on türklased selles küsimuses, et tasub ainult mainida seda ja nii et ma ei usu, et seal head lahendust leiab niipea kahjuks. Anti Liig, palun. Anti Liig. Mul on küsimus sellest, et jättes kõigepealt küsimuse, siis põhjenduse. Küsimus, et miks praegu nii venitatakse avalikustamisega, mida meil õigus oodata meie külalistest on. See tähendab, mida me ootame, kas et nad assimileeruvad meiega, lõimuvad meiega või me hakkame nendele austusega suhtuma. Ajaloos Eestimaal on näha. Jättes kõrvale Rooma impeeriumi. Sakslased tulid siia 13 sajand, alles läksid 30 aastat minema. Tõsi, viimane Tammo, kes tõi need ehitusmaterjali ehitame Haapsalu juurde ja need on ka need läinud. Aga mis õiguse ja kohustus meil on, et ei öeldaks vihakõnet, nõukogude ajal ütle nõukogude vastased meeleolud olid. Tartu üliõpilas rahutused ja ebaterved oled ja selle peale ütles Villem Hermits oma kuulsas Vanemuise auditooriumi kõnes, mis saab väike Eesti rahvas teha suure Vene riigi vastu, sest see on nagu Joonas Vaala kõhus. Väga palju üliõpilist, tookord olid need üliõpilisrahutuste probleemid selleks. Nüüd meie jaoks on, et eesmärkide vahendite, mis on meie Eesti eesmärgiks, et mis me 200 või 20 000 saratseeniga, kui kasutada keskaegset poliitikavabad terminit, hakkame tegema, kas me assimileerime nad, nendest saavad head eestlased, õige eestlane. Varsti tulevad, nagu laulsid seal kesklinnas maamme soomalaised, somalilaiset laused seal Soome ümber. Mõtle väga kauges minevikust. Nüüd, kas nende eesmärk on lastes teha, hiidlased, Hiiumaa on keskelt tühi seal, kuhu me need elama paneme? Mismoodi, et me teaksime seda, mis meie eesmärk on, sest teatud me oleme ülemaailmne lõimumine, maailm kui globaalne küla ja ma ütlen nõukogude aega, Indo-Russi bai-bai oli selline kunagine kuulus loosung oli sellist. Mis tuleb nüüd, mis vahenditega? Nüüd ma korduvalt olen kokku puutunud selle juures tehti korraldus Tallinnas, et haiglatest tuleb eesti ja vene keelset siidid kõrvutada. Kui üks koosolek toimub ja üks inimene ei oska eesti keelt, siis tuleb see koosolek pidada vene keeles. Mina pidasin neid koosolek. Nüüd, kas tuleb hakata araabia keeltet üle astuma? Et koosolekud tulevadki araabia keeles, et mitte solvata meie külalisid. See solvumise probleem tekib väga kiiresti. Nõukogude ajal on olemas. Nüüd aga mis põhiõigust on? Kui tuleb öelda nagu võrdseid, siis küsimus on, kui nendel seda haridust ei ole, kas nad on, mismoodi see võrdsus avaldab? Kas teile räägite seda televiisoris või? Et need küsimused peaks inimestel selgeks, kas see tekitab hirmu. Hirmu tekitab teadmatus. Õudusfilmid peaks ka niimoodi, et mitte esimesel kaadris ei ole õudus välja, vaid kogu aeg pinget rulliks. Praegu toimub nagu õudusfilmis. Tuleb lahendada ilmselt teised. Kas on nüüd selge, kui palju küsimusi oli? Ja... Ei, no kuidas võiks neid... Mida me õigus oodata, sest sõnavabadus on piiratud, sest see võib kõndida vihakõne tõlgendada, sest
definitsioon puudub ja nagu Nõukogude KGB ametnik tuleb, kapo ütleb, te olete vihakõne pidanud, me peame teiega vestlema. Ma sain küsimusest aru. Tähendab, jah, ideaalis teil on õigus, et me peaksime püüdma neid integreerida nii palju kui võimalik, jah, keeleliselt. Kultuuriliselt saab olema natuke raskem ja kui keeleliselt nad võivad keele ära õppida, aga neil võtab ikka jupp aega, enne kui nad hakkavad nii-öelda võib-olla omaenda kultuurist, traditsioonidest järk-järgult loobuma. Tegelikult ju Eestis tehti ju seda viga, eeldati, et kui venekeelse elanikkonna või kuidas seda nimetada meil, et kui nende eesti keele oskus paraneb, et siis läbi selle nad nagu justkui automaatselt integreeruvad. See osutus täiesti valeks. Ja seal võib samamoodi olla, ainult et kui juba rääkida keelelisest valikust, siis pangem ikka nende lapsed ikka eesti, mitte vene koolidesse, sest muidu me toidame jälle seda eesti keele mitteoskajate armeed. Vajadus araabiakeelsete koosolekute järel vast puudub, ma arvan, ka lähimas ja pikemas tulevikus Eestis. Küll aga ma arvan, et kui need Süüria lapsukesed ja võib-olla noored, kes siia tulevad mingil ajal ja suudavad piisavalt hästi eesti keele ära õppida, et toime tulla oma eluga, need oleksid ka väga heaks eeskujuks nendele, kes on siin riigis elanud, ütleme, 40 aastat ja ei oska eesti keelest teregi öelda ja ütlevad, et eesti keel on väga keeruline keel. Nii et selles mõttes püüame siit võtta ka teatud positiivseid asju ka, mis võivad tulla. Nii et ootus võiks olla selline, et ideaalis jah, integreerime neid. Samas me ei tohi endale luua illusioone, et kõik 100%, kui nad tulevad, isegi kui neid ei ole ju nii palju, et nad on kõik, jah, tulevad siia sellise tahtmisega, et siia nad tulevad, siia nad jäävad ja nad tahavad integreeruda. See oleks ka valeootus selles mõttes, sest on ju neid intervjueeritud ka, ma ei tea, seal Budapesti raudteejaamas ja kus iganes. Et paljud ütlevad, et tegelikult nad ei oleks tahtnud ära tulla oma kodudest ja nad tulevad ainult ajutiselt ja tahavad koju tagasi minna niipea, kui see võimalikuks osutub, kui see kodusõda seal läbi on, mis tõttu nad ilmselt ka ei pane rõhku enda integreerimisele ükskõik kus Saksa, Rootsi, Eesti või Sloveenia või mis iganes riigi ühiskonda. Ja ka nendest, kes siia tulevad lõpuks nende kvootide alusel või kokkulepete alusel, minu meelest sõna kokkulepe on ilusam kui see kvoot igal juhul ja võtkem seda kokkuleppena, sest kokkulepe ta ju lõpuks on. Me olime ju ise nõus sellega, meile seda otseselt pähe ei määritud. Ja et selles mõttes, et mitte kõik neist ei taha võib-olla lõplikult Eestisse jääda ja nad kindlasti ihkavad ju minna nendesse riikidesse, kus on palju heldemad sotsiaaltoetused ja nii kui Eestis, ütleme Rootsi või nii, et aga eks ole näha, õpime selles mõttes tehes, learning by doing, me ei oska kõiki asju ette näha, aga peaasi, et tahtmine on asjadega tegeleda. Indrek Taamele, palun. Mul on tunne selle suure probleemiga, millega praegu ka meil tuleb siin Eestimaa tegeleda. See on nagu tulede kustutamine. Araabia kevad sellisteks ämmailmasete tegevuse tõttu natukene teise suunda toodeti nähtava riigi. Saada seal väga kenasti demokratiseerimist ja kuidas seda nimetada, saada midagi muud. Ja tundub, et parimal juhul me tegeleme siin või me vähemalt teadolevalt selliste taktikaliste sammudeks. Me püüame need tänased põgenikud seda paigutada Euroopasse, aga potentsiaalselt on neid ju Aafrikast ja Araabia-maadest tulemas ja kuskilt mujaltki veel küll ja küll. Ja need paigutatakse kuidas ära, aga tegelikult minu arvates ainus strateegiline väljapääs on ikkagi, kui sellises olukorras nagu täna siin maailmas on, kui ühiselt ÜRO
kuidas need rahvused, kes täna põgenevad oma bändist, kuidas nad seal kinnistada kõiki aafriklasi, kõiki araablasi Euroopasse ei suuda elu ümberkastada. Kuidas seal luua nendele inimväärne demokraatia hõngulist elu. anna sinna enda ette vasakule. kas see oli rohkem, vabandust, kommentaari korras või? Ma tahtsin just küsida, kas teil on valet teada, kas tegeldakse ka selle strateegiliste küsimustega täna juba? Teie teate midagi, mina ei tea, ma tean seda. Ei ole sellist... Paneme sinna 200, paneme sinna 10 000, 13 miljonit võtab kasvama. Aga kas keegi tegeleb ka sellega? Sellest räägitakse, kui üldse räägitaksegi ja ega väga palju ei tehta. Briti peaminister, nii nagu Cameron, nii nagu president Obama ütlesid hiljuti jah, et Süüria kodusõja ja tuleviku küsimust, nii nagu seda ISISe tegelikult järgset olukorda ei lahenda ainult sõjaliselt, see on selge. See ei ole lihtsalt nii, et pommitame nad sihtaks ja on olukord lahendatud. Sellel on vaja poliitilist lahendust leida ja nii ja ma ei näe seal, kuidas see võiks minna. Nüüd kõige parem näide on võib-olla Liibüa, kus oldi väga agarad tegutsema selle nimel, et kukutada verist diktaatorit Muammar Gaddafit. Ja nii, kui Gaddafi režiim oli kokku kukkunud, Gaddafi ära tapetud, siis see riik lihtsalt jäeti enda hoolde, et tehke mida tahate selle. Mis on see tulemus nüüd 4 aastat hiljem? Seal on 2 valitsust, sisuliselt 2 riiki sõdivad oma vahel. Kumbki neist ajab oma business't ja kes eksportib naftat siit, kes sealt ja nii tegutsevad paralleelselt. Ja ei suudeta mitte kuidagi sellele, et ühtset riiki luua jälle ja heaolu taastada, sest ta on ju rikas riik, seal on ju naftat kui palju, elanikkond ei ole nii suur ja isegi seal ei ole võimalik seda teha. Nii et selles mõttes need protsessid ei olnud ju lääneriikide poolt esile kutsutud. Mina seda Kremli narratiivi ja seda konspiratsiooniteooriat, et see on mingi CIA projekt, selleks, et tekitada seda Araabia kevadet ja jätkata seda värviliste revolutsioonide lainet ja tuua see Venemaa ukse taha Ukrainasse ja kukutada Putini võim ja seda Vene põlinat, mina ei usu. Me teame ju ka, kuidas see Araabia kevad tegelikult Tuneesias, Tunise linnas üldse puhkes ja nii levis tegelikult täiesti spontaanselt. Tegelikult need inimesed tahtsid muutusi seal. Nad ei olnud selgelt rahul oma eluga, ka mitte Liibüas, kus kolonel oli ju suhteliselt helde ju tegelikult, seal jagas seda rikkust ka teistega, mitte ainult oma klannile, seal oli niisugune sotsialismus, kus oli ju tasuta ikkagi arstiabi ja haridus ja igasuguseid asju, nii et nad väga vaeselt võrreldes teiste piirkonnariikidega elanud. Liibüas oli ju kõige kõrgem elatusstandard tegelikult, nagu Tuneesiaski kogu selles piirkonnas ja ometi inimesed astusid välja ja ei olnud rahul, nii et aga tundub, et demokraatiani on neil väga-väga pikk maa. Seesama vale eeldus oli ju Afganistani puhul. Mina ütlesin ka, et tule taevas appi, et kuidas esimesed USA kindralid läksid sinna selle ISAF-i missiooniga, et nüüd siis pühime Talibani peale, nii nagu praegu ISISega tahetakse teha, et siis on probleem lahendatud, hakkame seal Karzaiga demokraatiat ehitama. See riik on demokraatias nii kaugel nagu Pluto päikesest, tähendab, see on tõesti ikka väga-väga kaugel, nii et seal kui üldse. Seal on asju, mis ei ole Aleksander Suure ajastki muutunud seal palju, mis me enam räägime, et see võtab ju väga pikka aega. Nii et nendel on, me näeme ka oma naaberriigis, nendel ei kõlba meie demokraatia, liberaalne demokraatia. Neil on vaja teistsugust niisugust jutumärkides demokraatiat, mis siis nendest riikidest rääkida.
nii et peab olema selline vormel jälle, mis tagab stabiilsuse. Ja kas me nüüd suure ringiga jõuame jälle nende autokraatide ja diktaatorite juurde tagasi, nagu Mubarak ja nii edasi. Võib-olla, et sellest kindral Sissist saab nüüd uus Mubarak ja siis on Egiptus stabiilne, ei toimu enam terroriakte, kõik pannakse pokri, kes seal midagi tahavad teha ja siis kõik on jälle rahul. Et on stabiilsust, ei ole enam põgenikke, turistid saavad käia seal, kõik on rahul, julgeolek tagatud, mida me siis veel tahame. Nii et oleme siis ringiga jälle tagasi jõudnud, aga mida need inimesed seal koha peal tegelikult tahaksid. Nii et nad on ise oma kultuurilises ja kogu selles ajaloo kammitsas ja valgustus, renessanss ei ole kahjuks jõudnud igale poole maailma peale Euroopa, nii et see on väga... Nii, nüüd lähme edasi. Eino Väärtno. Tahaks pöörduda käesoleva teema alusmõistete juurde tagasi. Küsimus on, et mida te mõistate julgeoleku all? Riigi julgeoleku või riigita rahva julgeoleku all? Ja teiseks, missugused tegurid mõjutavad seda julgeolekut heas suunas, kindlustamise suunas ja missugused tegurid kahjustavad julgeolekut? Selle pagulastemaatikaga seoses? Üldse? Üldse, jah. No esimesele küsimusele aitäh, ma vastan lihtsalt, et riik ongi inimesed, meie ja teie olemegi riik. Riik on muidugi ilma inimesteta midagi väga abstraktset. Kui meid ei oleks, siis ei oleks ka seda riiki. Nii et mis on ohuks teile ja minule ja meile kõigile, see ongi ohuks riigile tegelikult. Nii et selles mõttes see, et süütuid inimesi tapeti Pariisis kontserdisaalis kümnete kaupa nii valimatult, see ongi oht Prantsuse riigile ja selle kohta ütleski president Hollande väga õigesti, et Prantsusmaa on sõjas terrorismiga. Ta ei võtnud seda, kui et oleks, see ongi vahe sellest, kas turismibuss kukub Alpides alla kuristikku ja ka 10 inimesed saavad surma, aga see on liiklusõnnetus. Vastavalt sellele, kui toimuvad sellised terroriaktid, mis võivad ühiskonda destabiliseerida ja tuua ettenägematuid tagajärgi. Mis puudutab konkreetsemalt ohtu Eesti sisejulgeolekule, ehk siis räägime sellest, mis toimub Eesti pinnal, siis jah, peame arvestama sellega, et me oleme Euroopa Liidu riik ja NATO riik ja meie lipp on lehvinud nii Lähis-Idas kui Aafrikas terrorismi vastases võitluses. Ja selles mõttes me oleme ka sihtmärk. Ja kui kõik need lipud pandi ritta sinna 50 tükki, mingi ISISe iganes see pöördumine neil oli, siis oli Eesti lipp ka seal sees paratamatult. Nii et selles mõttes me oleme üks paljudest sihtmärkides ja me oleme nende teiste sihtmärkriikidega solidaarsed. Küsimus on selles, kas me oleme nii ahvatlev sihtmärk kui näiteks Prantsusmaa. On küsitud, aga miks Prantsusmaa jälle? Jälle Prantsusmaa. Sellepärast, et on suur riik ja Pariisi linn on selline, tal on selline sümboolne, ikooniline tähendus. Võib-olla, et terroriakt Eestis ei mõjuks nendele nii hästi kui terroriakt Pariisis või Londonis. See on midagi muud. Võib-olla nii on, vabandus, väga küüniline öelda, aga nii see paraku on. Samas see ei tähenda seda, et me nüüd peaksime uinuma ja mõtlema, et me oleme nende jaoks igavad. Et nad ealeski, et me oleme võib-olla viimased järjekorras, keda nad ette võtavad, kui üldse. No võib-olla Läti on veel igavam, okei, aga siis miks mitte? Kui me näitame, et meil on mingi nõrkus ja me oleme haavatavad ja meie sisejulgeolekuorganid ja nii edasi ei tee oma tööd ja me ei suuda jälgida, mis toimub meie territooriumil, mis tüübid siin liiguvad ja mida nad teevad, siis nad kindlasti ründavad meid. Just nimelt sellepärast, et me oleme NATO Euroopa Liidu riik
ja selles mõttes me ei ole väljaspool ohtu. Ja kui me vaatame ohuhinnanguid, mida on Eesti Vabariigis tehtud ja ka valitsusele ehitada ja nii edasi, võib-olla nad ei ole kõik avalikud, aga ma arvan, et nendes seisab väga selgelt mustvalgel, et me ei ole väljaspool ohtu, nii et ei maksa, jah. Ivar Raig. Nagu juhataja ütleb, aitäh. Ma tahaksin edasi minna ikkagi härra Träätnõude küsimuse juurest ja põhjuste, ehk siis kriisi põhjuste juurde tahaks jõuda ja nagu on siin juba mainitud, et käib sõda ja Vatikani paavst ütles, et 3. maailmasõda on käimas ja nüüd on küsimus selles, et kuidas seda 3. maailmasõja nii-öelda laienemist oleks võimalik vältida ja millised on need tänapäeva julgeoleku tagamise struktuurid ja millised on need otsustajad, kes võiksid seda sõda vältida ning neid konflikte, mis ka Araabia maades on tekkinud, siis kuidagi pehmendada nii, et nad edasi ei läheks. Ja ma pean siin silmas seda, et ka Euroopa Liidus on väikeriikidel juba vähemalt blokeeriva otsustaja roll, kui kriisi on tekitanud suurriigid, ehk siis teine küsimus täpsemalt, kuidas siis neid suurriike, kes on tekitanud kriisi Araabia riikides, korrale kutsuda. Millised institutsioonid võiksid kutsuda korrale prantslasi ja inglasi, kes on selle organisatsiooni seal Araabia maades läbi viinud ja põhjustanud selle asja, mis meil praegu siin käes on. Nii, et see on küsimus, kas on vajalik mingisugust ÜRO ei suuda, julgeolekunõukogu ei suuda, võib-olla on vaja ÜRO julgeolekunõukogu reformida, aga mida te välja pakuksite veel? See on esimene küsimus. Ja teine küsimus, kas nüüd ikkagi on see majanduskriis üle ja Kreeka otsus on hea, sest arstiteaduses öeldakse, kui on vähi kasvaja, siis ta tuleb välja ravida, välja lõigata, muidu ta levib edasi. Kas Euroopa Liidus ei ole midagi sellist tekkinud ja kas ei oleks viimane aeg ikkagi mädapaised ja vähi kasvaja välja lõigata, et saaks terve osa edasi jätkata või minnakse teadlikult kogu Euroopa hävitamisel? Aitäh! Põhjust, jah, mis puudutab Eesti seisukohti ja poliitikat versus suuremaid liitlasi Euroopa Liidus, võib-olla ka NATOs. No esiteks me peame arvestama sellega, et me oleme nendega ühes paadis, tahame või mitte, ja seotud. Ja me oleme tahtlikult seda teed läinud, et olla koos ja olla Euroopas, eurooplased ja nii. Ja selles mõttes, kui meilt küsitakse solidaarsust, siis me peame seda näitama. Me peame nägema laiemat pilti, sest maailma ja maailma probleemid ei koosne ainult sellest pagulasküsimusest. Me peame väga kainelt mõtlema kõikidele oma julgeolekuohtudele ja siin on meil ka tarvis arvestada nende toetusega teistes olukordades võib-olla, kui me vaatame, kes on meil ida pool naabriks ja millist poliitikat ajab. Heakene küll, see on ainukene piirkond nendest 3 piirkonnast, kus Lääne ja Venemaa huvid põrkavad kokku. Sest Ukrainas on nii nagu on, seal on tsipa rahulikum nüüd. Süürias me näeme, mis toimub ja see on ainukene rahulik piirkond, aga see on ainukene piirkond ka, kus Lääs, Euroopa Liit, NATO ja Venemaa puutuvad täiesti kokku. Neil on piirid olemas selles piirkonnas ja ka huvide konfliktid. No Türgi on ka, jah. Aga ma räägin siin Euroopast, mitte seal kuskil
Süüria kanti. Nii, ja siis nii et me peame arvestama selle laiema pildiga, millest meie julgeolek tegelikult ja tulevik seisneb. Et me ei paneks kõik munad ühte korvi. See on esimene tähelepanek. Teine, kui me räägime põhjustest, mis puudutavad terrorismi, mis on ka provotseerinud seda massilist põgenike lainet. Kirjutasin väga sellise lühikese populaarteadusliku, siis mulle ei antud palju leheruumi sinna Linnalehti selles, et jah, üha rohkem on lugusid Saudi Araabiast ja nendest radikaalsetest fundamentalistlikest usujuhtidest seal, kes seda vägivaldset salafismi ja vahabismi kultiveerivad ja edasi arendavad juba mitusada aastat. Ja tegelikult see juur on seal. Me võime kõik need terroristid ära tappa, kes on praegu seal, ma ei tea, 70 000, 100 000 seal ISISes territooriumil. Võib-olla ka mujal, aga tekib uusi. Sellepärast, et selle ideoloogiaga ja selle ideoloogia viljelejatega ja nii edasi ei tegeleda. Ja nad on seal Saudi Araabias. Sealt see levibki. Sealt oli pärit ka Osama bin Laden, kes läks sinna oma Afganistani ja nii edasi. Ja see on väga tundlik küsimus, sellepärast, et Saudi Araabia on üks suurim USA liitlane selles piirkonnas. Ja nad ei taha keegi Saudi Araabia destabiliseerida. Täpselt sama vähe tahab Saudide kuninglik perekond seda riiki destabiliseerida. Neil on mitusada aastat vanad kokkulepped, et vältida kodusõda ja sõda hõimude vahel nende usujuhtidega seal. Ja keegi ei taha seda rikkuda. Ja siis need vanakesed seal tegutsevad, jahvatavad oma vahabismi ja salavismi veske ja toodavad seda sallimatust ja radikaalset islamismi, mis otseselt toidab seda terrorismi. Nii et. Ja kuniks nendeni ei jõuta, siis ei jõuta paraku juurteni ja nende põhjusteni paraku. Nii see on. Vabandust, teine küsimus oli Kreeka ja no teate, Ivar, mina olin ka vahest hästi vihane Kreeka peale, et viskaks aknast välja või et kaua võib nii selle eurotsooniga kui ka nüüd selle pagulastemaatikaga. No, ma ei tea, tähendab, see tekitaks jälle teisi protsesse. Ja see oleks väga halb pretsedent. Siis oleks küsimus, et varsti on põhjust võib-olla ühte teist riiki jälle välja visata jälle sellest liidust ja nii edasi. Et tuleb ikka koos püsida ja püüda teineteist aidata. Olen täiesti nõus, et nad ikka ületasid väga enamus inimeste kannatuse piiri, ka kantsler Merkeli kannatuse piiri. Aga püüdkem olla siiski sama kannatlikud kui tema, et anname neile veel võimalusi. Ja nad on ikkagi vana riik ja vana kultuur ja püüame nad hoida Euroopas ikkagi. Ärme viska nad Euroopast välja selles mõttes, et ja. Ei, muidugi, selge see, jah. Aga ma ei leia, et see oleks ikkagi lahendus neid eurotsoonist ja Euroopa Liidust üldse välja visata. No, Türgi muidugi väga rõõmustaks sellele, ma täitsa usun, aga paras neile, aga ma ei usu, et see oleks hea lahendus ikkagi. Sest ka sellisel sammul on selgelt positiivseid, negatiivseid tagajärgi, et kas need positiivsed kaaluvad lõpuks üle neid negatiivseid, ma ei usu. Ja, ma ei tea, kas meil on aeg või ei ole aeg läbi? Kas aeg sai meil läbi muidu või? Ei ole häda. Lasime praegu lõpuni, kes on mikrofoni alud ja teine mikrofoni peatus on Mati Intest. Kõik naabrid on ärevil. Omal ajal, kui Eesti NATO-sse astus, siis oli ikkagi peeti silmas seda, et meie suudaksime riigikaitselise
koos teiste riikidega valmistuda meie idanaabri võimaliku agressiooni puhuks. Aga nüüd lehvib meie lipp Lähis-Idas. Et kas nüüd antud olukorras ja Euroopa Liitu astusime selle sooviga, et meie majandus paraneks ja elu läheb edasi. Aga nüüd oleme saavutanud nagu loodetud hoopis vastupidise tulemuse. Meie lipp lehvib Lähis-Idas, me oleme sihtmärk, meie majandusel ei lähe ka kõige parem, inimesed rändavad Eestist välja. Mis oleks nagu teie hinnangul see nii-öelda damage control ehk siis mida teha selleks, et see lipp seal Lähis-Idas ei lehviks, et ikkagi NATO oleks meile nii-öelda abiks, kui me seda tarvis on, muidugi on juba tulnud ka meile seda tankid ja sõjaväelased, aga teisest küljest võib ju ka seda olukorda nii vaadata, et kas ei muuda ka meid nii-öelda konfliktissooniks või sõjaväelaseks. See saab ka nii pidi ja seal läheb. Ja teine asi on, et mida me siis ka siin ettekandes käis veel läbi see märgus, et nagu pagulasi oleks meil ka ühest küljest nagu vajagi selles mõttes, et meie demograafiline olukord on vilets. Rein Taagepera kunagi ütles, et see on demograafiline vetsuselt selline püün väljend. Aga et mõned meie ettevõtjad toetavad seda pagulaste siia saabumist. Ma tahan ühe niisuguse fakti tuua, et tänapäeval, kus meie maailm läheb rohkem robotiseerimise IT-valdkonna nagu teed, on teada, et umbes 10-20 aastas, see on tehtud USA tööjõuturu uuringute puhul, et kaob umbes 50% töökohtadest USA-s. Ja umbes sama saatus tegelikult tabab ka Euroopa Liitu. Et sarnane uuring viidi Euroopa Liidu osas läbi, et siin tekibki küsimus, et kas meil pagulasi ikka tõesti nagu vaja on. Ma saan aru jah, et inimesi tuleb aidata, kes sõjajalust nagu tahavad ära minna, aga ikkagi tuleks ikkagi minna nende probleemi juurde ja aidata nagu pagulasi tõesti seal, kus nad ei peaks nagu tulema selleks, et oma probleemi lahendada Euroopa Liitu ja siis nagu Euroopa Liidu arvel lahendama need oma probleemid. Jah, aitäh. Esimesele küsimusele, kui naljaga pooleks vastata, siis me võiks oma sõdureid Läti lipu all saata operatsioonidele, siis Eesti lipp ei lehviks seal mujal. See on ka võimalik teoreetiliselt, aga ma arvan, et me tahame ikka nad oma lipu all saata. Ja miks ka praegu, kui Prantsusmaa küsis abi Euroopa Liidu solidaarsusklausli, mitte NATO artikkel 5 alusel teistelt riikidelt, pakkusime ka oma abi. Nüüd saadame mõned väljaõppega tegelevad ohvitserid sinna, ütleme Malisse või nii. Nii palju või nii vähesega, kui me saame aidata, aga vähemalt on teinud žesti, et me oleme pakkunud abi ja pakume seda nii palju, kui meil on võimalik seda teha. Et jah, see on toonud sellise tagajärje, et me oleme seal nende sihtmärk riikide seas. Aga need operatsioonid on ühest küljest, ütleme, vähemalt see, mis oli Afganistanis, see ISAF-i operatsioon üle 10 aasta, see oligi NATO lipu all ja me oleme automaatselt selleks seotud. Nii või naa. Teiseks, kõik NATO riigid võtsid osa sellest. Isegi Island, kellel sõjaväge pole, aga saatis mõned tsivilistid, spetsialistid sinna ikkagi, et solidaarsust tagada. Nii et kas me kujutame ette, et kõik oleks sinna läinud operatsioon, aga Eesti mitte. Ja kas me kujutame ette olukorda tulevikus, kus me tahame nii-öelda julgeoleku tagamise mõttes mõnusalt ja ohutult liugu lasta, et meie sinna ohutsooni ei lähe oma lipuga lehvitama, et me riskime seal oma sõdurite eluga, me teeme endast sihtmärgi ja nii, aga kui meil endal on siin hädamajas, siis karjume, et hunt. Miks nad peaksid tulema? Miks nad peaksid tulema siia meid aitama?
vaatamata sellele artikkel 5-le ja nii edasi, kui me ei ole näidanud, et me suudame olla solidaarsed teistega, et me suudame tegutseda, et sõpra aitab sõpra hädas ja nii edasi ja nii edasi. Niimoodi tekib see mentaalsus ja see valmidus teineteist kaitsta. Mina ei läheks sellisele inimesele appi, kes ise keeldub kõiki teisi aitamast näiteks, kuigi tal oleks võimalik seda teha. Ma jääks vähemalt mõtlema, kas tasub või mitte, olgu talle õppetundiks või. Nii et eks Eestis on mõeldud väga palju juba nendele asjad, juba enne, kui me NATO-sse astusime isegi, et mida see kõik tähendab ja nii edasi. Olgugi, et alles siis tekkisid need pikemaajalised operatsioonid 2002-2003 Iraagis ja Afganistanis ja nii. Ma mäletan, siis ma töötasin juba Kaitseministeeriumis ja paar aastat enne neid operatsioone, kui toimus ka siis kaitseministri, kaitseväe juhataja ja nii edasi selline suur koosolek ja siis arutati 100 asja, kus me võiksime operatsioonidel käia, sest siis käidi ainult endises Jugoslaavias, Kosovos oli ja Bosnias oli varem ja Horvaatias. Ja miskipärast hakati neid vorme arutama ja kaitseväelased väga tahtsid. Ei, eestlased ei hakka kunagi sõdima mägedes ega kõrbedes. Läks 2 aastat ja me olime nii Afganistani mägedes kui Iraagi kõrbes. Ainult 2 aastat. Nii et palun väga, nii et me ei tea, mida järgmine aasta, ülejärgmine aasta toob. Me ei tea, kas me võib-olla tekib mingisugune operatsioon Süürias, mis sellest saab, sest ilma maavägedeta seda territooriumi ära ei hõiva ja ei kontrolli. Ja kes seda siis teevad? Seal on 100 muud probleemi. Praegu näiteks, miks on Venemaa nii ägedalt reageerinud sellele pommituslennuki allatulistamisele Türgi poolt? Sellepärast, et Putin võttis selle kahetsusväärselt isiklikult, aga teiseks sellepärast, et see võib olla selline sümboolne, selline pahaendeline pöördemoment, kus neil läheb asi hapuks edasi, et kõik see nende poliitiline ja sõjaline panus Süüriasse ja nii edasi ei hakka tootma seda, mida nad ise endale kujutasid ette. Et üks lennuk maha võetud, teine lennuk maha võetud ja nii edasi, et see kõik juba käib mitte ainult prestiiži pihta, vaid see juba hakkab teatud fooni looma. Ma ei tea, kes teist üldse jälgis, mina ka ei oleks viitsinud jälgida, aga ma lihtsalt tegelen Venemaaga ja see on minu leib, aga vaatasin seda Putini kõnet nüüd siis föderaalkogule. Ta sisuliselt veerand tundi ründas Türgit, president Erdogani teda nimeliselt nimetamata küll ja nii. Ja tegelikult jutt käib intsidendist, kus kukkus alla üks sõjalennuk ja 2 piloodist 1 sai surma. Aga millise laine ja millise asja see kõik tõi. Aga nüüd, kui me räägime sellest Metrojeti lennukist, mis Siinail poolsaarel alla kukkus ja see oli terroristide poolt, siis seal suri 224 inimest, ehk siis 224 korda rohkem inimesi suri kui selle intsidendi puhul. Seda mainis Putin ainult moka otsast korraks ja pani ta niimoodi ühte ritta nende venemaalased leidnud terroriaktidega, nagu see oleks ka justkui Venemaal toimunud ja aga Venemaal on need tšetšeenid, kes on põhiliselt, keda on nendeks terroristideks peetud, aga Kadõrov istus seal tähtsa näoga saalis ja kuulas seda juttu. Nii et näete, siin on kõik, me peame jälgima väga palju, sest üks asi viib teiseni, kui ütleme näide sellest, kuidas see lennuki allatulistamine võib tekitada väga suuri nihkeid mingis olukorras. Kuidas Türgi-Vene suhted muutusid sellest, kuhu see viib ja nii edasi. Ja kui Venemaal hakkab üldse väga viletsalt minema seal Süürias ja hakkab kõrbema kogu see asi, siis on 2 varianti. Kas ta läheb tagasi Ukrainasse, hakkab sealt toimetama jälle midagi üles kruttima ja tegema. Või vaatab hoopiski põhja poole, et äkki annab seal midagi teha, kui ta on eriti vihane
NATO, Euroopa Liidu ja ameeriklaste peale ja nii edasi, et suskaks neile ka veel midagi ja teeks mingi provokatsiooni või asja. Ma ei tea, kas tal jätkub jõudu, et 3 frondil niimoodi tegutseda, aga need kõik need võimalused on, mistõttu me ei saa enam mitte midagi välistada päeval, nii et peab laiemalt vaatama ja meil on nüüd niisugune seis, et 3 küsijat veel, ma küsiks teie käest, Kelly käest, et kas tohiks selle küsijate nimekirja sulgeda. Jätame aja ette jääma. Ma püüan ka lühimalt vastata. Kontsentreeritumalt kui eelpool. Jah. Mati Hint ja minu küsimus on väga kontsentreeritud. Ma kardan, et peale pagulaskriisi ja Lähis-Ida kriisi on tulemas teisi apokalüptilisi initsiatiive. Siin viimasel paaril päeval on algatatud niisugust mõtet, mille esitas Nobeli rahupreemia laureaat Barack Obama, et laenatakse USA NATO liitlastele tuumarelvi. Kas te peate niisugust mõtet võimalikuks? Kas niisugune mõte, niisugune tegu, kui see järgneb, kindlustab maailma julgeolekut ja kas ei ole ohtu, et tuumarelv satub niimoodi vastutustundetute riikide kätte või koguni smuugeldatakse ja lüüakse seda edasi? Suur tänu küsimuse. Vastus on väga lihtne. Tuumarelvad ei ole raamatud ega videokassetid, mida saab laenutada kellelegi. Tähendab, sest isegi kui oletame, et tuumarelvad asuvad viiakse teise riiki, selle riigi nõudel või nõusolekul, siis kus on see tuumanupp ja kes sellele vajutab? Ja tuumanupu kohe kindlasti Barack Obama ei jaga mitte kellelegi, veel vähem Poola praeguste võimudega, nii et nad kõigepealt vaatavad üldse, kuhu poole Poola nüüd läheb, sest Poolas on näha ja tunda teatud muutusi nüüd, millest me isegi ei ole veel hästi aru saanud, kuhu ja see riik nüüd läheb jälle poliitiliselt, aga see läheb vastuollu ka tuumaleviku tõkestamise lepete ja kõigega, nii et see on fantaasia, tähendab see, et keegi Poolas ütles, et nemad tahavad tuumarelvi laenata ameeriklastesse, see on väga ulmeline minu jaoks. No nii, et see raustas nüüd tähendab, kliimakonverents näitab, kui väikseks on maailma jäänud ja kui palju seda inimkonda on ja meil ei ole enam aega, et kõiki neid protsesse, mis on sajandeid ja tuhandeid aastaid käib, nüüd oodata kuni tullakse mõistuse juurde. Selleks on olemas meil rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO, mis peaaegu nagu ei funktsioneerigi enam, sest seal on see suurriikide diktaat, aga väikeriikide enamus. Miks me kardame raskeid suuri küsimusi? Miks ei võiks väiksed hakata suurtele esitama täiesti ÜRO-s nende jaoks väga raskeid küsimusi, et millestki tuleb loobuda, et maailm üldse saaks püsida. Too näiteks jutt oli Türgist. No iga riik peab midagi natuke loovutama, kui on küsimus enesemääramise õiguses, sest territoriaalne osa, kus see rahvus on põhiline asuala, see on praegu kuulub ka kuskile. Nüüd on küsimus, miks meie ikkagi kogu aeg lükkame tagasi rasked küsimused ja miks meie oma eurosaadikuid ei võiks varustada selliste küsimustega, et nemad viivad selle maailma. Need samad küsimused, mis täna on üles kerkinud, kõik need küsimused käivad selle juurde, et peab suurtega toime tulema, sest suured on eksinud. Aitäh. nii sinna taha 4. reas. Ma tunnistan, et ma ei ole ise väga põhjalikult selle temaatikaga kursis, küll aga pisut jälgisin Pariisis toimunud neid COP21 tippkohtumise neid uudiseid ja ma ütleksin, et loomulikult see on tegelikult palju tõsisem küsimus kui terrorism. See on küsimus sellest, kas me
kas meil on õhku ja vett ja mida saab juua ja hingata 2, 3, 4 põlvkonna pärast, et terrorismiga saame veel kuidagi hakkama, aga vaata nende asjadega, kui seal võtad juba pöördumatud protsessid hakkavad toimuma, siis aga nagu näha oli, ega seal Hiina näiteks ja ka Ühendriigid, ega nad väga nõus ei ole, eriti Hiina pidurdama oma majanduskasvu selle nimel, et ja mis siis nüüd konverentsi esimesel päeval vist oli nii, et Pekingis oli läbi aegade esimest korda, kui see punane tase tõsteti, eks ole, et see sudu on juba selline, et mitte ainult vähe sellest, et päikest ei näe, varsti ei näe teist inimest enam tänaval ka ja kuhu see jõuab, ma ei tea, et ma usun, et nad tulevad selle juurde siis, kui võib-olla on peaaegu liiga hilja, aga mis takistab Eestil tõsiselt neid küsimusi tõstatama ja omaenda eeskuju andma, ma arvan, et mitte miski tõkistada, siis kuidagiviisi peab kas neid küsimusi ühiskondlikus korras lobima ja viima valitsusse, et neid või ma ei oska öelda, kuidas see käib, aga täpselt, et tegelikult me just võiksime ennast ka pildile asetada rahvusvaheliselt, tuues head eeskuju minugi poolest. Veeri Lakson. Minu küsimus on väga lihtne. Tähendab, me räägime, nagu teie rääkisite solidaarsusest ja et me peame lähtuma sellest olukorrast, nagu praegu on, et paratamatult tuleb neid pagulasi vastu võtta kõikidel. Ja te rääkisite, et see on ühelt poolt kokkuleppe küsimus, siis te ütlete Saksa näite, et kui võtta protsendi järgi, siis teatel on isegi hästi löönud, et võib-olla rohkem võtma. Aga ma küsin hoopis niimoodi, et sellisel juhul, kui me peame võtma, siis peaks olema lähtuma mingisugusest objektiivsest alusest. Selleks on ju koormustaluvus kultuurilises mõttes. Tähendab, kui meie võtame üle selle meie riigile jõukohase koormustaluvuse, siis meie kultuuriruum aheneb sellisel määral, et me ei saa rääkida enam Eesti kultuuri jätkumisest. Siis kaotab ausalt öelda Eesti riigi pealkiri ka mõtte. Ja see ei ole ainult Eesti küsimus, see on terve Euroopa küsimus. Sellepärast, et nii nagu looduses üldiselt püsivuse tagab mitmekesisus, liigiline mitmekesisus. Kultuuride tasandil oleks see kultuuriline mitmekesisus, see ei ole mitte multikulti, vaid see on riikide, erineva kultuuriga riikide mitmekesisus. Ja kõik riigid peaksid lähtuma sellest, kui palju nad võivad vastu võtta, kui suur on see koormustaluvus. See on täiesti objektiivselt arvestatav ja põhjendatav. Kui suur on see koormustaluvus selleks, et see riik säilitaks oma kultuurid. Kui need kultuurid segunevad ja juhtub see, mis praegu siin Euroopas täielikult peataolek, siis ausalt öelda, siis lakkab ka Euroopa Liidu olemast. Ja see on juba terve Euroopa küsimus, aga eelkõige muidugi mina lähtun sellest, et eelkõige on see meie küsimus, sellepärast, et meie 12 000 aastat nagu maksab ka midagi. Ma mõistan, tähendab, jah, ühest küljest, kui on räägitud nendest kokkulepetest ehk kvootidest ja nii, siis loomulikult on arvestatud riikide suurusega nii elanikkonna kui majandus suuruse mõttes, ja siin loeb see, et näiteks Eesti elanikkond on Soome omast circa 4 korda väiksem ja kui me nüüd arvestame, kui palju väiksem on meie SKP inimese kohta, kui Soome ja nii edasi, siis tekivad teatud arvulises, aga see on teatud mõttes mehaanika. Teie räägite õigusega sellest kultuurilisest aspektist ja mina ka mainisin seda kultuurilist šokki, mis võib olla ühte, teist ja nii mõlemat poolt. Aga kuidas see mõõdetav on, see kultuuriline taluvus? Ma ei tea. On seda võimalik mõõta kuidagi, öelda, et meil on sellist kultuurilist taluvust võtta vastu 200 pagulast, aga näiteks 300 jaoks enam ei ole piisavalt kultuurilist taluvust, et kuidas me seda nagu täpselt põhjendame. Ma ütleks esiteks seda, saate, vabandust, 1 sekundi veel, ja teiseks on see, et ma saan aru, jah, et meil on peale teist maailmasõda siia
Eestisse toodud väga suurt hulka seda uut elanikkonda, kellega me näeme vaeva, et integreerida. Nüüd tulevad jälle need uued, mis on hoopis teistsugused ja nii. Aga teate, paraku on see, ja see ei ole mina, kes nii mõtleb, aga Euroopas mõeldakse nii, et nad ei osta, nagu öeldakse, seda argumenti. Nad vaatavad, Eesti elanikkond on selline olnud iseseisvudes Euroopa Liitu saades, et ütleme, Venemaalt ja nii edasi saabunud inimesi peale teist maailmasõda, kellel ei ole, võib-olla Eestis on juuri mitme põlvkonna puhul ja nii edasi, nemad ei võta neid kui immigranti Eestisse ja nii edasi. Nad ütlevad, aga teil on elanikkond 1,3 miljonit, okei, neil on üldse erinevad mõisted. Prantsusmaal näiteks on kõik prantslased. Mis sest, et üks on Alžeeriast ja teine on Kongost ja kolmas on nii-öelda français de souche, eks ole, valge europiid prantslane, kes on seal Picardis elanud sajandeid oma perekonna. Kõik on prantslased. Siin on meil ka selline, kuidas öelda, natuke mõistetes erinevusi ka Euroopas, et me mõistaksime teineteist, nii et paraku nii see on. Nii et meil on raske selgitada, et vaadake, et alles nüüd on hakanud see asi paranema ja peale iseseisvust ja eestlasi on tegelikult ainult circa 70% elanikkonnast ja nemad nii ei vaata sellele asjale Brüsselis ja mujal Euroopas. Nad vaatavad teistmoodi. Ja palun. Ja palun. Võtke kõrvalt. See ei ole üldse nii ebamäärane tegelikult. No, kultuuriruumina. See on näiteks täiesti selgesti arvestada, kui palju Eestis on säilinud Eesti kultuuriruumi. No võtame kas või Tartu suuruse Lasnamäe, üle 100 000. Seal Eesti kultuuriruumist ikkagi rääkida on ikka väga-väga tinglikult võista, seda ei ole seal. Samamoodi on Ida-Virumaal, kui me lähme näiteks Narva, ma räägin lihtsalt kogemusest, kus Narva on väike Eesti kool, keda taheti liita vene kooliga ja lapsed lausa palusid, et aidake meid. Ma ei tea, kuidas see lugu lõppes. Ja siis ma küsisin näiteks linna peal, et kui oleks niisugune olukord, et üks klassikool otsustab minna Narva, kas teil on neile anda võimalus elamiseks? Selle peale ütles ta, et minul ei ole mingisugust otsustusõigust esiteks. Volikogu koosneb inimestest, kellest ei oska keegi ühtegi sõna eesti keeltki. Ja kolmandaks, meie linnal ei ole üldse vaba elamispinda. Nii et ühesõnaga isegi mingi klassikomplekt Eesti õpilasi ei saa minna Narva elama. Ja see on tegelikult kindel poliitika, tähendab see, et idapoolt tulles on meil nii suur osa territooriumist, mille puhul võime ikka raudselt öelda, see ei ole Eesti kultuuriruum. Nüüd on see küsimus, et kas üldse see meie kultuur üldse tähtis on. No me Euroopa Liiduga kui liitusime, siis see oli ju nagu majandusliik alguses. See ei olnud ju kultuuriline tasalülitamine, millest Euroopa Liidu alusdokumentides on ka öeldud, et igal kultuuril on õigus areneda ja ühesõnaga lisada tänu kultuurilisele arengule ka omapoolne panus kogu Euroopa Liidu majandusarengule. See on ju loogiline. Kui riik elab hästi, kui kultuur elab hästi, siis areneb ka majandus hästi. Ja sellest, et meil pole juurde kasvu, näiteks laulva revolutsiooni ajal korraga oli niisugune puhang, et tegelikult oli, see läheb juba natuke kõrvale. Aga ühesõnaga ma lihtsalt tahan öelda, et need asjad ei ole niimoodi, et väga udused ja ei ole võimalik selgitada, aga me ei ole ka püüdnud selgitada. Mulle tundub, et me ei püüa üldse selgitada, vaid me kuidagi nagu leiame, et ikka nii nagu suured arvavad, nii on õige, aga võt see sama nagu Einasta ütleb, et miks väikesed ei võta sõna, proovime vähemalt. Võib-olla tõesti ei õnnestu, aga kui ei ole proovinud, siis sa öelda ka ei õnnestu. Aitäh teile nüüd nii, et siin küsimust ei olnud, see oli arvamus. No see oli... Anname nüüd tänu minu heatahtlikkusele viimaseks sõnavõtuks, mis on lühike. Ma tänan väga alarmaasumine. Küsimus on järgmine. Te viitusite sellega, et väga paljuski oma võtmetähtsus see, mis sünnib, mida teeb, mida arvab Saudi Araabia. Ja nüüd, kas ehk võiksite, olimata sellest, et aeg on lühike, pisut valgust rääkida sellele, missugune Saudi Araabia, ütleme, konkreetsel poliitika, nende pagulaste suhtes. Ma meenutan seda, et Süüria on lähemal Saudi Araabiale kui Euroopale.
ja kuidas Saudi Araabia on ette võtnud seda kommenteerida? See oleks nüüd küsimuse üks pool. Tähendab, kas selles suhtes on ka mingeid nihkeid? Teine pool on see, et mida arvab sellest Saudi Araabia? Ütleme niisugusest konkreetsemast poliitikast ja kommentaaridest selle kohta. Islami, ütleme ülemaailmne kogukond ühelt poolt ja teiselt poolt muslimitest pagulased. Aitäh küsimuse eest. Jah, muslimeid võime, ütleme, või islami usulisi jagada laias laastus ikkagi sunniitideks ja šiitideks ja antud juhul me räägime põhiliselt ikkagi sunniitidest põgenikeks, nii et ma ei kujuta eriti hästi, et Iraan näiteks neid vastu võtaks, kui küll aga teised šiitlikud riigid, nagu te õigesti ütlesite, Saudi Araabia. Ma ei ole täpselt kursis sellega, aga ma tean nii palju, et president Obama näiteks on seda teemat tõstatanud, et kuidas nii, et kõik nad valguvad Euroopasse, teatud riigid, nagu ma enne ütlesin, ägavad selle pagulaste koormal, Liibanon eriti, Türgi, Jordaania juba vähem, aga nüüd need rikkad Pärsia lahe riigid seal, kellel on raha ja võimalusi küll, Saudi Araabia, Katar seal ja teised Ühendemiraadid, need ei mõtlegi kedagi üldse vastu võtta. Võiks ju kas või selle suure raha eest, mis neil on, rajada mingisuguseid asulaid ajutisegi, kus neid majutada ja midagi nendega teha. Aga mina ei ole küll kuulnud, et saudid oleksid siiani oma meelt muutnud. Nii et siiamaale tundub, et nad hoiavad oma riigi piirid kinni nendele pagulastele, mis aga jah, see saab olema ühest küljest huvitav, kas see ameeriklaste surve annab lõpuks tulemusi või ei anna. Aga jah, nii või naa, praegu konflikti oht on nii või naa suur sunniitide ja šiiade vahel, sest nüüd Venemaa on esimest korda ajaloos võtnud pooli Araabia maailmas, koondunud siis mitte ainult Al-Assadi alaviitide selja taga, vaid ka Iraani ja nii edasi, nii et sisuliselt see on selline Venemaa ja šiia riikide ja organisatsioonide, kus on ka Hezbollah ja liit ja teiselt poolt on siis sunniitlikud riigid ja lääneriigid, kes on nagu USA, Prantsusmaa ja nii Saudi Araabia, Jordaania ja Kuveit ja nii et see on selline väga huvitav olukord tekib seal. Ja, nii et, aga jah, ma ei tea, ma ei oska öelda, kas Saudi Araabia ja teised saavad lähitulevikus võtavad pagulasi vastu või mitte, eks ole näha, et